Üheks nagu põhjuseks, miks ma seda kooli valisin, oli see, et siin olid väga head õpetajad, et ma kohtusin endaga juba ettevalmistuskursustel ning nad väga meeldisid mulle. Ma arvan, et õpetaja ei ole tavaline inimene. Kohtla-Järve gümnaasiumi õpetajad tunneb selle järgi ära, et nad on väga sõbralikud, empaatiavõimelised ja on noortega ühel tasandil. Õpetaja on ka kunstnik, näitleja ja oma tundide režissöör. Füüsika ja matemaatika on mõlemad sellised ained, mis võivad jääda väga kaugeks, eluvõõraks teie jaoks. Te õpite neid, aga te täpselt ei saa aru, miks te neid asju õpite. Ja kui te hakkate kunagi tulevikus oma talus ehitama kuivkäimlat ja mõtlete, et miks need seinad küll niimoodi kokku kukkuvad pidevalt ja siis te avastate, et ahaa, sinna võiks ju panna diagonaali. Aga nüüd te mõtlete, et kuidas seda diagonaali leida ja siis te tuleb meelde Pythagorase teoreem. No muidugi õpetaja Mikuga on vaja kõigepealt harjuda tema huumorimeelega. Füüsikas näiteks me teeme alati väga palju demokatseid, teeme ise katseid, saate ise proovida, kuidas asjad töötavad, saate uurida, kuidas elekter toimib. Näiteks saate oma sõprusel natuke särtsutada, ergutada, et kui nad magama hakkavad jääma. Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilase õpitaja on väga mitmekülgne ja mitmetahuline. Kui sa tahad siin piirkonnas Ida-Virumaal kuulda ja rääkida ehtsat Britishit, siis ei ole paremat võimalust, kui seda teha meil, sest õpetaja Triinu inglise keel on lihtsalt selline, et kõrvad sulavad. Meie koolis on siis kõikidel õpilastel võimalik teha Cambridge'i eeltesti ja kui see eeltest on positiivselt läbitud, siis on nendel õpilastel võimalik hakata valmistuma Cambridge'i rahvusvaheliseks inglise keele eksamiks. Väga huvitav on ka see, et kui sa tuled siia ja su emakeel on vene keel, siis sa saad vene keelt ja vene kirjandust õppima nagu emakeelena. Erilist rõimu toovad mulle ka vene keele kui võõrkeelena tunnid. Mulle väga meeldib õpilastega suhelda, diskuteerida, vastata küsimustele. Õppimise toetamiseks kasutame coachivat mentorlust. Meie koolis on võimalik valida nii individuaalse kui grupimentorluse vahel. Mentor on õpilase julgustajaks, väljakutsete esitajaks, jõustajaks ja võimestajaks. Ma tahan, et õpilased julgeksid teha vigu, ma tahan, et nad julgeksid küsida, ma tahan, et nad julgeksid kahelda selles, mida mina neile ütlen, ma tahan, et nad mõtleksid. Siin võetakse mind sellisena, nagu mina olen, arvestatakse minu huvidega, minu veendumustega. Ma ei ole selles koolis kunagi kiusamist kogenud ja atmosfäär on ka väga sõbralik ja toetav. Siin koolis ei ole reaalset klassisüsteemi, ehk siis sa ei viibigi igas tunnis ühe sama klassiga kogu aeg koos. Näiteks etenduskunstid on enamus ainetes koos ka näiteks ajakirjandusmeediaga ja teiste erinevate moodulitega, ehk läbi selle sa õpid palju rohkem inimesi tundma ja tulemuseks ongi tegelikult see, et Kohtla-Järve gümnaasiumis tunnevad kõik õpilased kõiki. Kohtla-Järve gümnaasium on alati pakkunud väga palju huvitavaid mingeid lisakursuseid, näiteks ladinatantsud, näiteks kaasaegsed kunstitehnikad. Mulle väga meeldib, et meil on võimalus käia kolledžis, samas ka nagu õppida programmeerimist ja igasuguseid erinevaid asju nagu robootika või 3D joonistamine. Lisaks sellele on meil koolis ka noorteorkester, mis reaalselt annabki lisaks muusikalistele oskustele võimaluse kogeda ka suuri lavasid. Nii et terve õppeaasta jooksul sa saad enda jaoks leida väga palju huvitavaid tegevusi. Ma võin öelda, et tegelikult see kool on nõudlik ja ta nõuab, et sina õpiksid siin võrreldes nagu minu eelmise kooliga. Õpetajad siin on mõnes suhtes ka nõudlikud, aga nad on valmis pöörata nagu tähelepanu sinu peale, et aidata sind õppimises. Minu tundides diktatuuri ei ole. Meie õpilaste ja minu vahel on alati selline partnerlus, kus ma üritan kõiki aidata nii palju, kui ma suudan. Mina õpetan neid ja nemad õpetavad ka mind. Lisaks õppetööle saavad Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilased proovida kätt ka päris töös ja kusjuures selles saab ka head palka.
Nimelt mina olen näiteks huvielu assistent, kes tegelebki erinevate ürituste korraldamisega. Minu üheks suurürituseks, mida mul oli võimalus korraldada, oli näiteks Eesti-ülene väike laul suurele lavale, mis tõigi kokku Eesti noored, koolinoored ja töötajad üle terve Eesti. Kui tunni lõpus õpilane ütleb mulle, õpetaja, suur tänu teile tunni eest, siis sellised lihtsad sõnad on maagia ja võlu minu jaoks ja need aitavad järgmine päev jälle tööle tulla. Mis asi see kool on? Ega kool ei ole ju seinad, et laotakse telliskivid üksteise peale ja tuleb maja. Jah, loomulikult on see kool, aga kool on eelkõige inimesed.